Tervist! Objektiivi stuudios on füüsikadoktorant Kalju Tamme. Tere! Meeldib rääkida tuulikute teemast, millest me oleme siin tegelikult rääkinud ka erinevate külalistega. Sina oled aga kuulsust saavutanud, ütleksin, sellega, et oled käinud kohal mitmetel rahvakogunemistel erinevates omavalitsustes, mis puudutavad siis seda tuugeni rajamist detailplaneeringute alusel ja nii edasi. Esimese küsimuse tahaksin küsida, et millised on sinu muljed üleüldse nendelt kokkusaamistelt? No, muljed on kahte tüüpi, et need muljed, mis on tehtud nende inimeste poolt, kes on ausalt öeldes näiteks tuulikute vastased, on valdavalt positiivsed, kui päris aus olla. Aga siis on ka sellised muljed, mis on nagu tuulikute pooldajate poolt ja need nii positiivsed ei ole, et üks asi, mis on nagu eriti silma jäänud, on see, et siiamaani ma olen näinud tervelt ühte kohaliku omavalitsuse liiget, kes päriselt tuli ja küsis mu käest nagu asjalikke küsimusi selle pealt minu kirjutatud artiklid kohta. Et paraku valdavalt ma olen kuulnud igasuguseid toredaid jutte, näiteks selliseid, et ma ei tea, millest ma räägin või et küll need teised inimesed tulevad ja räägivad, et kuidas see täpselt mõõtme peab ja millised metoodika vead tehakse või midagi taolist. Aga üks asi, mida ma ei ole kordagi näinud tuuliku pooldajate poolt, oleks just nimelt näiteks see, et õigustataks mingit metoodikat, mõõtmismetoodikat, et näiteks räägitakse väga palju detsibellidest, aga siis keegi ei ole mulle veel kordagi suutnud õigustada, et miks peaks kasutama üldse detsibell A kaalumist või detsibell C kaalumist, aga mitte lihtsalt lineaarselt ehk siis täiesti kaalumata võimalikult vähe töödeldud andmeid. Ja eks neid metoodika vigu ole seal tegelikult väga palju, mida ma olen märganud. Ja kõikides oma sõnavõttudes ma olen just eriliselt tähelepanu pööranud neile metoodika vigadele, et näiteks miks kaalumine on tähtis, miks on keskmistamine vale ja nii edasi. Ja ikka ja jälle ma näen, et täpselt samu asju kasutades, täpselt sama metoodikat kasutades tullakse ja raiutakse edasi, et kõik on korras, kõik on hästi. Et see on üks asi, mis on nagu silma jäänud. No peamine asi, mis nendel kohtumistel silma jääbki, on see, et põhimõtteliselt meile vaatab vastu vägagi mures rahvas ja siis sellist ühte, vaatad peaaegu ideoloogilist punkti ajab siis kas ära tinistatud valla seltskond või siis Enefit Greeni mingisugused nii-öelda ametnikud, kes seal tulevad ja räägivad pikalt ja laialt, kuivõrd hea õnnis ja ilus see tuugeni generaatori panemine sinna omavalitsusse on. No jah, selle vastuvaatamisega on niisugune tore asi, et näiteks kui üks esimesest kohtades, kus ma käisin, oli Põltsamaal. Ja Põltsamaal nagu tuli pärast oi kui palju juttu, et seal tegelikult kohalikke väidetavalt ei olnudki ja et ainult mingid rändaktivistid ja värki-särki ja siis suhteliselt hiljuti nüüd oli üks üritus ka Märjamaal. Ja seal siis Rudolf küsis konkreetselt, ta oli üks korraldajatest, et palun need, kes ei ole Märjamaa valla kodanikud, tõuske püsti. Saal oli täiesti puupüsti täis ja osad inimesed olid ka saalist väljas ja püsti tõusis 4 või 5 inimest. Et see on üks asi, mida näiteks üritatakse öelda, et on üks väike grupp inimesi, kes käib, aga tegelikult ei ole niimoodi. Et valdavalt need kohad, kus mina olen esimeses käinud, kõik kohad on saalid kas peaaegu täis või täiesti täis. Ja siis ongi natuke imelik kuulata sellist juttu, et tuleb jälle mingi uuring, mis ütleb, et ei, kõik inimesed on ikka tuulikute poolt, et ainult ikka väike grupp ja siis on mingi kinni makstud agitaatorid nagu mina, kes ma ei tea, kelleks ma palka võin küsima. Just. Kuidas üldse selle tuugeni generaatorite teema enda jaoks nagu avastasid, et miks see teema sind kõnetama hakkas või mis sind nii-öelda tõi selle teema juurde? See asi algas sedasi, et otsustasin, et lähen ja räägin siis natuke energeetikast ja muudest probleemidest, mis kohalikud omavalitsuses on. Ja sealt siis juhuslikult oligi see, et esimeseks kohaks juhtus Põltsamaa ja kohalikud siis tahtsidki teada, et mina kui füüsika arvan tuugenitest.
Ja noh, siis ma too hetk ei teadnud infraheli kohta midagi, ma ei olnud absoluutselt, see ei ole minu eriala, ma ei olnud seda uurinud. Ja siis ma rääkisin puhtalt majanduslikult, et see ei ole hea mõte. Ja noh, kas või see sama, et kasutustegur on 20% ainult, et need investeeringud ei tasu ära ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ja seal ma siis väga konkreetselt veel rõhutasin ka, et ma ei võta infraheli kohta sõna, sest ma ei ole seda uurinud. Et minu arust on see akadeemilise krediidi räige kuritarvitamine, kui inimene, kes kasutab lihtsalt nii-öelda oma akadeemilist krediiti mingi asja väiteks, kuigi ta tegelikult ei usu seda või ta ei tea seda, noh, oleme ausad, musternäide oli sellest Lavrentjev, kes 5 aastat tagasi kirjutab, et on akustilise relva uurib umbes ja nüüd ütleb, et akustiline laine ei lähe nahast kaugemalegi. Igatahes, pärast seda võttis minuga ühendust Gert Lapimaa, kes saatis mulle üle 10 lehe materjale, kus siis olidki igasugused uuringud, konkreetselt teostatud uuringud, oli ära kirjeldatud metoodika, miks peab akustikas väga õigesti just nagu asju mõõtma, väga õigesti metoodiliselt neid asju andmeid töötlema ja nii edasi. Ja siis ma vaatasin, ma analüüsisin, ma lugesin need läbi ja pärast seda minul kui füüsikul ja minul kui inimesel ei ole lihtsalt võimalik öelda, et infraheli on ohutu, sest et ongi näiteks see, et kui mina näen uuringut, mis võetaksegi konkreetselt 18 inimese südame ringkonna koed, võetakse igalt inimeselt 2 proovi, üks jäetakse kontrollgrupiks, teine pannakse nii-öelda katsegrupiks ja siis need katsegrupp avaldatakse talle infraheli 100 detsibelli, 110 detsibelli, 120 detsibelli ja on konkreetselt näha kontraktsiooni ehk siis kokkutõmbe tugevuse langus, siis minu kui füüsika jaoks see ei ole nagu väga nii-öelda küsitav tulemus, et ilmselgelt on näha bioloogilist efekti, millest see efekt tuleb, seda ma ei tea, seda ma ei oskagi öelda, see polegi minu asi, mina lihtsalt näen, et seal on konkreetne tulemus. Ja täpselt sama on olnud, et ma olen näinud ka elektronmikroskoobiga tehtud pilte, kus on koed muutunud, kopsukoed on muutunud ja nii edasi. Et kõik, mida mina neil kohtumistel räägin, ongi see, et mis asi on infraheli, kuidas see liigub ja nii edasi ja et see avaldab mõju. Kuidas see mõju avaldusmehhanism nagu tuleb või milline bioloogiline asi on, seda mina ei räägi. Mind on küll selles kritiseeritud, et mina kui füüsik võtan sõna meditsiini valdkonnast, et mul ei ole sellest pädevust, aga tegelikult ma ei ole sellest sõna võtnudki. Et just nimelt mõned saated tagasi käis teil siin päriselt arst rääkimas, et infraheli tekitab veresoontes kollageeni liigtootmist ja sellest tulenevalt siis veresooned muutuvad. See on bioloogiline efekt ja seda võib tõepoolest arst või bioloog kirjeldada, aga mina seda ei olegi kirjeldanud. Mina lihtsalt konkreetselt olengi maininud nii-öelda sümptomeid, mis tulevad ja kuidas infraheli seda tekitab, aga seda bioloogilist protsessi mina ei ole kirjeldanud. Et see on lihtsalt üks asi, mida ma tahaks ka öelda, et ja kindlasti see on oluline tasand. Kui me räägime tuugeni tehnoloogiast ja mulle ei meeldi eriti rääkida tuulikutest, sellepärast et tuulik assotsieerub sellise, kuidas öelda, Saaremaa tuulikuga ja mida me vaatame võib-olla, ma ei tea, kuskilt õllepudeli või kommikarbi pealt sellise romantilise ilusa tuulikuna niimoodi. Et me peaksime rääkima nagu tuulegeneraatoritest või tuugenitest. Kui me räägime sellest tuugeni ja tuulegeneraatori tehnoloogiast, siis tegelikult siin on ju väga mitu aspekti. Esimene aspekt on see energeetiline aspekt, kuivõrd mõttekas on üleüldse tuugeni tehnoloogia, kuivõrd mõttekas see on suhtes juhitavate võimsustega, kas see garanteerib meile odava elektri, kas see on nii-öelda energiaallikas, millele võib ehitada üles tööstusliku tootmise. Need on nagu sellised puhtalt energeetilised küsimused. Teine on loomulikult kogu tuugeni tehnoloogia tervisemõju ja mõju loodusele veel. Aga võib-olla lähemegi sellest nii-öelda energiatootmise baas elementidest liikvele. Ja mõtleme seda, et milline sinu positsioon on, et kas tuugenite rajamine
sellises mahus, nagu neid praegu plaanitakse rajada, on mõttekas energiatootmise lahendus üldse? Kindlasti mitte. Täiesti 100% kindlasti mitte. Miks ma seda öelda julgen, ongi see, et Eesti eelmise aasta keskmine energiatarve oli 1000 megavatti. Seda või kõik kontrolliks tahavad. Nii, selleks, et võrk töötaks, peab seal alati, isegi siis, kui tuult on vahet pole kui palju, peab seal alati olema juhitav taga. Sellepärast, et hoida sagedust ja pinget üleval. Tuugen ei ole seda võimeline tegema. Ja see tähendab seda, et kui meil on 1000 megavatti, meil peab olema mingi 400, 500 vähemalt juhitavat alati taga. Siis muidu kaob lihtsalt võrgu stabiilsus ära, võrk kukub kokku, juhtub see, mis juhtus Hispaanias, me nägime, või juhtub see, mis juhtus 2023 või natuke varem Texases, olid ka, Texases oli 111 laipa või midagi taolist, Hispaanias oli 7 laipa, 3 tükki näiteks said surma seetõttu, et nad panid diiselgeneraatori tööle, seal tekkis CO mürgitus neil 3 inimestel, sai surma 2 vanemat inimest ja nende täiskasvanud poeg. Et reaalsus ongi see, et kui me hakkame vooluvõrkudega sedasi mängima, me hakkame seda hinda maksma laipades. See on täiesti kindel. Aga nüüd tagasi, miks ma ei näe, et Eestis on mõttekas neid rohkem rajada, nagu ma ütlesin, keskmine tarbimine on 1000. Ja 400 peab olema vähemalt, või isegi 300 kuni 500, peab olema vähemalt taga juhitavat, et see sagedus ja stabiilsus oleks. See tähendab seda, et me saame tuugeneid rakendada keskmiselt kuni 600 megavatti väärtuses. Eestis on praegu juhitamatut võimsust kokku juba 1900 megavatti. Eesti kõigi aegade tipptarbimine oli 1599 megavatti. Seega meil on tegelikult juba praegu nüüd juhitamatuid võimsuseid rohkem kui meie kõigi aegade tipptarbimine. Ja reaalsuses me saame korraga neid 600 megavatti eest kasutada, siis on Eesti vajadus täis. See tähendab seda, et meil on juba praegu üle 3 korra rohkem neid võimsuseid, kui vaja oleks, teoreetiliselt. Ehk siis tegelikult tuulikute kasutamine on mõttekas ainult väiksema staabiliselt selleks, et siluda ööpäevast energiatarbimist kõikumist. Igasugused põhivõrkude ülevalhoidmiseks need ei sobi kahjuks. Ja ma olen korduvalt näidanud, et igasugused jutud salvestustest, need on absurdsed, et me ei hakka kuskile võrtsjärvesi kaevama, mitut võrtsjärve või minu hinnangutel nädal aega salvestust vist Tesla megapakkides maksis midagi 60 miljardit, et lihtsalt need energiakogused on nii tohutu suured, et seal ei ole võimalik vastu vaielda tegelikult, et kui keegi tahab vaadata, siis 1 megapakk on 4 megavatt-tundi, ühes nädalas on 168 tundi ja keskmine tarbimine on 1000 megavatti, saamegi 168 000 megavatt-tundi on nädalane Eesti tarbimine, nüüd jagage see 168 000 4-ga läbi, saategi mingid juba 10 000 numbrid ja megapaki hind on üle 1 miljoni, saategi sinna 40 miljardi kanti selle hinnaks, ühe nädala salvestus. Et igasugune salvestus unustage ära, seda lihtsalt ei ole võimalik. No näiteks sinuga siin oli vist pool aastat umbes tagasi väidelnud Eesti tuuleenergia assotsiatsiooni tegevjuht Terje Talv ütles niimoodi naeris mõnusalt ja ütles, et aga mida me siis peame ütlema nendele nii-öelda tuuleenergia arendajatele siin, kes juba tegelevad ka salvestustegevusega. Et nemad juba tegelikult juba pikemat aega salvestavad ja üritavad seda salvestusvõimsust kasvatada. Et mida sa selle peale kostad? No ma ütlesin talle ka, et ma ei usu seda tema juttu lihtsalt, sest kõige tugevamad seadused minu jaoks on ikkagi füüsikaseadused, võib-olla vahest Murphy seadused trumpab neid üle, aga nagu ma ütlesin, 168 tundi korda 1000 jagatud 4-ga saate need megapakid arvu kätte, et see lihtsalt ei ole midagi rääkida, et tõenäoliselt tegemist on lihtsalt inimesega, kes ei saa piisavalt aru, mida tähendab salvestus, mida tähendab lühiajaline salvestus, mida tähendab pikaajaline salvestus. Tema tõenäoliselt mõtleb seda, et me teeme mingi 6-10 või kuni 10 tunnise salvestuse selleks, et samal ajal saaksid tööle hakata tegelikult nagu juhitavad jaamad. Aga nüüd tekib küsimus, et kui meil on võimalik valida
süsteemi vahel, mis koosneb tuulikutest, salvestusest ja jaamadest või mis koosneb jaamadest, siis miks see esimene variant peaks odavam tulema? Et noh, jällegi ma olen arvutused teinud, et mina sain, et 300 megavatti võimsuses tuulikuid lähevad maksma koos salvestuse ja koos jaamadega lähevad maksma umbes 3 miljardit. Samal ajal Auvere jaam, mis on 300 megavatti, läks maksma 600 miljonit, ehk siis 5 korda odavam. Aga kuidagi moodi peaksin need tuulikusüsteem meile odava voolu tooma, et noh, jällegi see on absurd jälle lihtsalt, sest selleks, et seda 300 megavatti tuulikuid rajada, me peame sinna taha rajama niikuinii veel Auvere ka, sest lihtsalt salvestust on meil ainult kuni 6 või 8 tundi. No. See on lihtsalt absurd. See on hullumeelne ja kui vaadata seda, et tuulikute juurde tuleb ju rajada ka elektrivõrk, et meil on praegugi võrgutasu on ju väga kõrge. Et mida see võrgutasu number siis peaks näitama peale seda, kui kõik need projektid sellisena teostuksid, nagu praegu kavandatakse? Noh, nii palju kui mina tean, siis Austraalias tehti tunduvalt vähem. Austraalia üritab lihtsalt oma vajadust ära katta nende tuulikutega. Inglismaa sama vist ja neil võrgutasud umbes 3-kordistusid minu teada. Ja noh, meie vajadus oli 1000 megavatti, planeeringuid on üle 7000 megavatti, nii et viisakalt öeldes ma ei oska kellelegi seda numbrit öelda, kui üüratuks need võrgutasud lähevad. Ma lihtsalt tean seda, et nad lähevad üüratuks. Aga noh, kui üüratuks, ma ei tea, see läheb lihtsalt absurdi numbrisse läheb see asi, et ma ei oska seda kommenteerida täpsemalt. 7000 megavatti planeeritavat tuuleenergia võimsust. No see on siis nüüd, ütleme nii, 7-kordne selle suhtes, mis oli Eesti keskmine tarbimine. Kuhu see energia peaks kõik minema? Kuhu seda siis paigutatakse? Selles mõttes, et ärge muretsege, et nad ei piirdu 7-ga, nad tahavad merre panna veel 15 juurde, ehk siis kokku 22. Ja noh, minu küsimus selle peale ongi ainult see, et mida me teeme siis, kui tuult ei ole, sest noh, siis tuulikud ei tööta. Aga teine küsimus on ka, et mida me teeme siis, kui tuult on, sest kui me need tuulikud tööle laseme, siis on kohe võrk maas. Meie võrk ei suuda seda absoluutselt vastu võtta. Soome tarbimine minu teada mingi 10 megavatti ja soomlastel on ka metallitööstus seal taga või noh, et noh, see kogus on lihtsalt nii üüratu suur, et meil ei ole sellega mitte midagi teha. Ja noh, paar kuud tagasi või 6 aega tagasi oli alles ka artikkel sellest, kuidas kirjutati, et Soomes pannakse meelega tuulikud seisma, sellepärast, et vool on liiga odav. Ehk siis ülepakkumine on. Ja kas ta arvad, või noh, kas need tuuliku ärimehed arvavad, et kui nad kõik sinna suure hurraaga muud, kui need tuulikuid juurde teevad, et siis tekib seda aega vähem, kus nad ise need tuulikud seisma panevad selleks, et noh, nad ei saa negatiivse hinnaga müüa, et see üledimensioneerimine lihtsalt ei ole majanduslikult ka absoluutselt noh, kuidagi moodi loogiline, sest tuulik kulub ikkagi, ta on seal väljas seisab ja kui sa pead ta seisma panema, siis ta järjekt ei saa sul mingit kasumit teenida ja iga investeering peab enda eluaja jooksul ennast ära tasuma, ehk siis see hind toodetud megavatt-tunni kohta peab üles minema, sellepärast, et tuulik peab seisma. Ja noh, mina arvutasingi see, et kui tuulik töötab 20% kasum, kus oli 20 või 30, mis on see kasum, selle tööaega võtsin ja panin sinna juurde salvestuse, utiliseerimise ja hoolduse, siis mina sain, et tuulik ei ole võimeline tootma elektrit alla hinna 100 euro megavatt-tund. Kui nüüd, aga te peate hakkama neid tuulikud vahepeal ise teadlikult seiskama, siis see hind lihtsalt tõuseb sellepärast, et seda tööaega ehk siis neid megavatte, mida see tuulik toota saab, tegelikult jääb vähemaks. Kunstlikult jäetakse seda vähemaks. Ehk siis megavatti hind peab minema kõrgemaks, et noh, sama asi nagu tagasi toota. Ja see lihtsalt ei ole majanduslikult mõttekas ja seda on tegelikult juba näha, et noh, nagu ma ütlesin, alles kirjutati, et tuulikud jäeti meelega seisma, sest vooluhind oli liiga, või noh, elektrihind oli liiga madal. No mind ikkagi on kogu aeg pannud kukalt kratsima üks konkreetne paradoks kogu selle tuugeni energia juures ja kõikide nende juures, kes seda pidevalt kogu aeg edendavad. Et läbi on käinud ju see, et kui me rajame tuulikuparke, tuuleparke, siis sinna kõrvale tuleb ehitada umbes samas mahus
juhitavat võimsust, et elektrivõrk oleks stabiilne, et see oleks, et see kokku ei kukuks. Nii. Kui me nüüd loome seda tuuleenergiat sinna kõrvale ja siis sinna kõrvale ehitame teise või kolmanda Auvere, mis on ilmselt tõenäoliselt fossiilsel kütusel toimiv, siis mis nipiga see tuuleenergia üleüldse enam on roheline. Räägime sellest ka võib-olla, et kas ta üldse on roheline, aga mis nipiga see sealt saadav energia on roheline, kui mul kõrval põhimõtteliselt tossab üks Auvere, kas puitkütusel või mingisugusel muul kütusel. Kuidas seda paradoksi nüüd seletada, siis miks nii lihtsast asjast aru ei saada, et tegelikult me ju rajame siia kõrvale fossiilsel kütusel olevat taristut? No selle mõte on see, et põhimõtteliselt sama loogika nagu elektriautolgi, et algselt selle jaama tootmine on küll mustem, kui sa pead ehitama jaama ja tuulikud, see on kokkuvõttes mustem kui lihtsalt jaama ehitamine, aga kuna tuulik töötamise ajal ei emiteeri, siis mingi aja peale ta selle puhta tootmisega teeb selle tasa. Lihtsalt asi on selles, et mida see tähendab, et kui meil on, kui me peame ehitama 400 megavatti tuulikuid ja 400 megavatti siis juhitavat kõrvale, selle mõte ongi lihtsalt see, et see 400 megavatti juhitavat kõrval ei pea kogu aeg töötama. Muidu ta peaks kogu aeg töötama ja siis ta kogu aeg emiteeriks, aga kuna tuulikud mingil ajal ikkagi töötavad, umbes 20% ajast, siis ta ei emiteeri see 20% ajast. Aga sellega tulevad nüüd hoopis teised probleemid, sest soojuselektrijaam on soojusmootor, põhimõtteliselt soojusmasin. Ja soojusmasinad tahavad töötada võimalikult stabiilselt. Kõige lihtsam sellest aru saada on see, et kui te võtate auto ja sõidate mööda maanteetrassi, teie kütuse kulu on palju väiksem kui see, kui te muudkui edasi kiirendate ja aeglustate linnas sõites. Kütusekulud on hoopis teised. Ja soojuselektrijaam on täpselt sama. Ta tahab töötada ühtlase, stabiilse koormusega pidevalt. Ja kui nüüd kõrval on see tuulik, mis paneb teda kogu aeg kinni, välja, sellepärast et tuult on, tuult ei ole. Ja kui seetõttu soojuselektrijaama tööd hakatakse häirima, siis see soojuselektrijaam läheb nii-öelda selle maanteesõidurežiimi pealt ka üle linnasõidurežiimi peale ja te rikute selle töö ka ära. Ja väga hästi on juba tegelikult seda näha Eesti põlevkivijaamade tööst, et Margus ka rääkis sellest, et nende kütuse kogus tonni põlevkivi megavatt-tunni kohta oli kukkunud mingi 1,3 pealt 1,1 peale ja pärast seda, kui tuulikuid hakati rajama, see jälle tõusis. See tuligi sellest, et nende ühtlane töörežiim rikuti ära. Et jällegi, et seda ei kajastata tuulikute poolt tehtavates asjades, aga jah, see on jällegi lihtsalt meelega manipuleerimine minu hinnangul. Sinu füüsiku jaoks, mis on sellised kõige suuremad valed, mida siin on tuuleenergia osas levitatud rahvale? Mis siin niimoodi kõige tõsisemalt närvi ajab? Ma arvan, et praeguseks tegelikult ajabki kõige rohkem mind närvi infraheli, sest arvestades selle probleemi tõsidust, tõesti ma seda, ma ütlen esimest korda, kui ma tuulikute kohta sõna võtsin, ma ütlesin, et ma ei räägi sellest, sest ma ei teadnud sellest midagi ja minu arust on see absoluutselt vastuvõetamatu, kui akadeemik või akadeemiline isik hakkab oma krediiti kuritarvitama. Aga pärast seda, kui ma vaatasin, mida see infraheli tegelikult teeb, see ja kui palju neid tuulikuparke Eestis on plaanitud, siis ma olen seda kaarti ka näidanud, siis tulemus on see, et terve Eesti kaetakse selle lainetusega. See lainetus sarnaneb oma olemuselt suuresti tegelikult nagu nii-öelda kiirgusega, et ta ka punktallikast kiirgab laiali. Teda küll ei öelda kiirguseks, siis kiirgus on definitsiooniga, aga võite mõelda, et ta on nagu ikkagi punktallikast läheb siuke sfääriline asi laiali. Ja kuna see sfääriline asi levib umbes 13 kilomeetri kaugusele minu hinnangul, seda minu hinnang põhineb arvutustel ja
mõõtmistel, siis arvestades, et Eestisse plaaniti vist üle 25 valla, üle 100 pargi, siis tulemus oligi see, et jäävadki ainult Tallinn ja Tartu ala, mis ei ole selle infraheli sfääriga nii-öelda kaetud. Kesk-Eestis on seal oi-oi, kui palju nüüd ülekatmisi ka veel. Et ja noh, kui ma vaatangi siis seda sama, et millised need sümptomid olid, mis selle tugeva infraheli reostusega tekkisid, noh siis reaalselt me mängimegi terve Eesti, noh välja arvatud Tallinn ja Tartu, muutmisega elamuskõlbmatuks. No kuidas see nüüd võimalik siis on? Sellepärast, et meil on ka füüsikaharidusega Riigikogu liikmed, kes on rääkinud sellest, et esiteks infraheli tekitab põhimõtteliselt iga heli lätte üldse, et kui on olemas kuuldavat heli, siis on olemas ka infraheli ja põhimõtteliselt me elame pideva infraheli sees, et sellest ei tule mitte mingisugust probleemi mitte kellegile, et siiamaani elame, tehased huugavad, autod sõidavad, ma ei tea, kopp kuskil töötab, et see tekitab infraheli, et me oleme kogu aeg ümbritsetud infrahelist, ehk siis helist, mida meie kuulmisaparatuur ei kuule või mis on madala sageduslik heli, et kellele see nüüd siis võib nagu halvasti mõjuda. Et sellist nagu argumentatsiooni me oleme ju kogu tuuleparkide arendajate poolt nagu kuulanud, kaasa arvatud kliimaministeeriumi ja ministrite poolt kuulanud nagu palju ja väga laialdaselt. Nii, et meil on siin nüüd siis füüsik, kes ütleb, et asi on väga tõsine. Hiljuti käis mul siin ka doktor, kes ütles, et asi on väga tõsine. Ja siis käis veel teine doktor, kes ütles ka seda sama. Ja siis on meil nagu terve rida mingisuguseid ametiisikuid, kes ütlevad, et ei, et me oleme pidevalt kogu aeg infraheli väljas ja tuulik ei tooda sul rohkemat infraheli kui, ma ei tea, keskmine kopp või auto. Esiteks nüüd tulebki siin paarist asjast aru saada, et helil ja helil on vahe sees, et esiteks looduses ei esine väga palju selliseid asju, mis täiesti kindla perioodi tagant tekitavad täiesti kindla signaali. Kui te nüüd mõtlete, siis tihtipeale võrreldakse merelainetusega. Merelained ei tule sulle täpselt ühesugused, täpselt ühe sama aja tagant, täpselt samamoodi vastu randa. No ei ole niimoodi. Tuulik, tal on 3 laba, need 3 laba on täpselt identsed. Ja need teevad sama sagedusega, lähevad sellest postist mööda, seega nad tekitavad kindla perioodiga seda helilainet, seda lööki. Kuna see laba on väga spetsiifilise kujuga ja selle laba kuju ei muutu kordagi, siis see on kogu aeg samasugune täpselt see helilöök. Ja inimesed ei ole harjunud sellises keskkonnas elama. Üldse loodus ei ole harjunud sellises keskkonnas elama. Nagu hiinlased tegid uuringu, kus mõõdeti kas 8 või 9 bioloogilist markerit, näitajat, väga suur statistiline uuring ja kõik need markerid kannatasid. Et see ei ole mitte mingi küsimus, et kas sellele helil on efekti või mitte. See artikkel avaldati Nature'i artiklis või seal ajakirjas, mis on põhimõtteliselt kõige tugevam ajakiri üldse maailmas füüsika seisukohast või reaalteadustest. Täpselt samamoodi oleme lugenud Oxfordi ülikoolis tehtud statistilist uuringut, kus leiti ka, et efekt on olemas. Selle kvantitatiivsele määramisele on probleemi olnud lihtsalt. Aga jah, ühesõnaga ongi see, et tuuliku tekitatud infraheli on väga spetsiifiline. Mina olen seda võrrelnud tihtipeale näiteks sellega, et kui inimene karjub vastu pokaali, lihtsalt kõvasti karjub, see pokaal ei lenda pilbasteks. Aga kui sa väga kindlat spetsiifilist tooni hoiad ja suhteliselt vaikselt selle pokaali vastu järjest seda hoiad või laulad või ütled, siis see pokaal lendab pilbasteks. Ja asi ongi selles, et see energia hakkab kehas salvestuma. Et kas ta siis salvestub siia pokaali, klaasi või ta salvestub inimese kehasse, aga see energia hakkab salvestuma, kui see on kogu aeg spetsiifiline, kindla sagedusega, kindla impulssidega heli. Ja üks hetk see heli või see energia peab sealt kehas kuskilt välja saama ja see näebki välja mingi viana, füüsilise viana. Et täpselt see sama, et kui bioloogiline kude hakkab seda akustilist heli salvestama, siis akustiline heli on tegelikult lihtlabane kineetiline energia.
ja kui sa midagi paned liikuma, siis asi liigub tasakaalu olekust välja, kõikidel kehadel on oma võnkesagedused, need oma võnkesagedused samuti kattuvad suuresti infraheli sagedustega, et see on kõik teada, et kui keegi tuleb ja konkreetselt hakkab võrdlema tuulikuheli mingi suvalise merekohinaga, see on lihtsalt meelega manipuleerimine või valetamine, reaalsus on see, et see nii ei ole. Et tihtipeale näiteks tuuaksegi seda õigustuseks, et meil on muud helid ka, on ju. Et sama hästi ma võiks öelda, et te kõik näete, aga kas siis tähendab seda, et gammakiirgus teid maha ei tapa või? Et gammakiirgus on ka elektromagnetlainetus ja nähtav valgus on ka elektromagnetlainetus. Üks on lihtsalt elektromagnetlainetus või elektromagnetspektri ühes otsas, teine on teises otsas ja see, et see sind ära ei tapa, kohe ei tähenda, et sul ei mõju, see, et sa seda ei näe, see ei tähenda, et sul ei mõju, gammakiirgust sa ka ei näe, aga te võite proovida, aga ma ei soovita seda, minge elage aasta aega kuskil kõrge gammakiirgus ja surete maha lihtsalt. Ja kui nüüd rääkida konkreetselt energia hulkadest, siis ma tegin arvutused jällegi 120 detsibelli juures 1 sekundi jooksul inimese pindala peale, milleks ma võtsin umbes, kas oli 0,7 ruutmeetrit ja leidsin ka netist üles absorbeerumisteguri, milleks oli vist 0,1 kuni 1%, siis tulemus oli see, et inimene, keskmise suurusega 7-80 kilone inimene võtab vastu 0,036 grade. Ehk siis džauli absorbeerunud kilogrammi kohta on grei ühik. Ja surmavad doosid, aastased surmavad doosid, või mitte surmavad, või lubatud doosid aastases elektromagnetlainetusse puhul mõõdetakse millisiivertites. Ja 1 millisiivert on põhimõtteliselt 1 milligrei. Ehk siis te saate oli kas tunni aega saate 0,36 millisiivertit kätte põhimõtteliselt. Energeetiliselt sama koguse. Et loomulikult ei sure ära selle tunni aja peale, sest erineval kiirgusel, erineval energial, mis kehasse levib, on erinevad võimekused. See on juba bioloogia aspekt, mida mina ei tea täpselt, aga lihtsalt energeetiliselt on 120 detsibelli selles mõttes väga tugev kiirgus. Et see, see on lihtsalt jälle numbriline arvutus, mida ei ole võimalik nagu ümber lükata tegelikult. Miks meil ei osata mõõta seda siis? Miks need Nature'is ilmunud teadusartiklid on võõrad meie otsustajatele? See on selline küsimus, millele vastamiseks ei pea tegelikult füüsik olema, et kui sa ei taha midagi mõõta, siis sa ei saa ka midagi mõõdetud, viisakalt öeldes, et öeldakse, et on suured valed, on väiksed valed ja on statistika. Et kui ma tahan mingit asja propageerida või mitte propageerida, siis ma võin väga valida selliselt need andmed, et ma lihtsalt moonutan neid, et väga lihtne on näiteks igasugu graafikuid moonutada, et kui ma panen ühe nullpunkti, panen ühte kohta või alustan mõõtmist graafikul. Näiteks teeme niimoodi, et ütleme, et meil on graafikul Y-teljel on ppm osakest miljoni kohta CO2 ja X-telje peal oleks siis näiteks aeg. Ja ütleme, et ma tahan näidata, et CO2 tase on tohutult palju tõusnud. Siis ma võtaksin 280 Y-telje 0 punkti ja 428 või midagi, mis ta praegu on, tuleks siis makspunkti ja me näeksime, et graafik läheks põhimõtteliselt diagonaalis otse ülesse. Kui ma tahaksin ausamalt seda numbrit või seda graafikut presenteerida, siis ma võtaksin 0 punktiks Y-teljel 0 punkti ja me näeksime, et kogu graafiku peale tõus on poole võrra. Ehk 280 pealt 420 peale. Et vastavalt sellele, kuidas ma andmeid presenteerida tahan, vastavalt sellele ma võin väga palju nendega mängida. Ja mõõtmistel, infraheli mõõtmistel on täpselt sama, et kui ma tahan näidata, et infraheli ei ole, siis ma kasutangi A kaalumist või mingit kaalumist
ja siis on üllatus, et ma ei leia sealt signaali. Et siin on see mõõtmisaruanne nüüd ja siin ongi tegelikult need kaalumised näha, et seal ma võikski siis kähku seletada natukene. Seesama. Et seal on nüüd näha, mis see kaalumine tähendab, et X-teljel on sagedused ja Y-teljel on siis parandustegur. Et kui te vaatate näiteks A kaalumist, te näete, et seal 10 hertsi juures on sagedusparandus -70 detsibelli umbes. See tähendab seda, et ta alahindab infraheli 70 detsibelli. Ehk siis sul võib olla seda infraheli, aga ta lihtsalt ei näe seda. Ta lihtsalt ütleb, et seda ei ole seal, sest ta ütleb, et see on 70 detsibelli madalam, kui ta tegelikult on. Sellepärast üritatakse millegipärast õigustada G-kaalumist nii-öelda infraheli mõõtmisele, aga kui te vaatate, siis ka G-kaalumine on 10 peal, on ta nullis, ehk siis ta näitab õigesti, aga sealt edasi ta kukub väga kähku, väga jõhkralt alla. Et ühe hertsi juures on ta -40 ja 1 hertz on umbes see baassagedus, mida tuulikud tekitavad. Et tuulikud tekitavad harmoonilise jada. Harmooniline jada tähendab, et energia paikneb teatud sagedustel. Baassagedus on 1 hertsi, harmoonilise jada järgmine sagedus on 2 hertsi, järgmine on 3 hertsi ja nii edasi. Iga järgmine sagedus peab olema täisarv number korda baassagedus, ehk siis 1, 2, 3, 4 tuuliku puhul. Aga ongi, et siis, kui me vaatame seda G-korrigeerimist, siis me näeme, et esimest baassagedust ta alahindab 40 detsibelli, teist ta hindab seal 30 detsibelli, kolmandat ja neljandat seal 20 ja 30 detsibelli vahel, ehk siis jällegi, kas see kaalumine ei ole tegelikult korrektne. Tegelikult peaks kaaluma Z või kaalumata, ehk siis see roheline joon korrigeerimata. Oleks nagu õige mõõtemetoodika. Aga seda ei tehta. Mis veel rääkida metoodikast ja rääkida mõõtmistest? Palju on olnud juttu sellest, et meil ei ole seda õiget metoodikat. No sellega on jälle nüüd see, et siin selle mõõtmiste käigus jõuti sellisele huvitavale järeldusele, et impulsiivsust ei tuvastatud tuuliku heli puhul. See on juba natukene absurd, et iga inimene, kes tahab mingu tuuliku juurde kuulaku, kas ta tunneb impulsside kaupa seda heli või mitte, kas seal käib vuh või on kogu aeg ühtene vuu. Ma arvan, et seda ei ole võtet väga kirjeldada, aga jah, et kui võtta seadusandlus lahti, siis Eesti seadustes on kirjas, et impulsheli on heliimpulss, mis kestab tavaliselt alla 1 sekundi. Ja seal müra mõõtmisraportis on öeldud, et nad keskmiselt võtsid 1 signaali pikkuseks sekundi. Ja kui te võtate signaali pikkuseks sekundi ja te tahate kätte saada omadust, mida saab määrata ainult alla sekundi, siis te ei saa seda sealt kätte. Et kui nad midagi muud ei teinud, kui see, mis nad seal kirjutasid, siis oligi võimatu saada impulsiivsus kätte. Aga sellega probleem on nüüd see, et impulsiivsus on üks omadus, mis tõstab helitaseme korrigeerimisel, helitaset, näiteks 5 detsibelli võrra. Et siin on all kohe kirjas, et mingi heli eksponentsiaaltase ja seal on mingi korrigeerimised ja nii edasi. Et nagu meelega jäetakse need, ka need sellised tulemused kätte saamata. Et jällegi teine oli tonaalsus. Tonaalsus on natuke keerulisem. See seisneb selles, et kui mõõdetakse 1/3 oktaав ribades, aga kui see harmooniline jada jääb sinna niimoodi, et esimene jada signaal, 1 hertz on esimeses oktaavi signaalis, teine oleks siis nüüd teises, kolmas, siis see kaotabki tonaalsus ära. Tonaalsus tuvastatakse sellega, et üks nii-öelda mõõtesignaal on vähemalt 5 detsibelli võrra kõrgem kui teised kõrval olevad signaalid. Aga kui sul ongi niimoodi, et harmooniline jada jaguneb niimoodi, et üks tugev signaal on ühes signaalis või nagu see vahemik, teine on teises, kolmas ehk nad klapivad, siis sa ei leiagi sealt seda tonaalsust üles. See ei tähenda seda, et seal nagu eripära ei ole. Et jällegi lihtsalt metoodika on vale. Et sellepärast tulebki mõõta mitte 1/3 oktaavi ribas, vaid tuleks mõõta kas lineaarses või
näiteks 1/36 oktaavi ribas. See tähendab seda, et lihtsalt see täpsus, millega neid andmeid töödeldakse, on lihtsalt palju suurem. Et ma ei tea, kas ma hakkan siin praegu, oktav on selline asi, et oktav on nii-öelda vahemikkude suhe. Et kui esimene oktav on 1 hertsist 2 hertsini, siis teine oktav on 2 hertsist 4 hertsini, kolmas oktav oleks 4 hertsist 8 hertsini ja nii edasi. Iga kord see vahemik 2 korda muutub laiemaks. Ja see ongi, et kui need signaalid jagunevad sinna niimoodi õigesti ära, siis sa ei saagi kätte seda. Lineaarne on see, et kogu aeg need vahemikud jääksid samaks. Aga see ongi see, et te peate piisavalt väikse vahemiku võtma, et tuvastada, kus kohas need energiat paiknevad nii-öelda, kus kohas selle laine energia paikneb, millises sageduses. Ja seda ei tehta meelega minu hinnangul niimoodi, et Vägagi mõtlema panevad tähelepanekud, aga mida teha? Mida siis teha selles olukorras? Kas meil oleks võimekust välja töötada mõõtmismetoodika, mis võtaks siis arvesse? Kaasa arvatud kõiki neid tähelepanekuid, mida sina siin oled öelnud? Ja kindlasti on see võimekus olemas. Nagu ma olen üpris kindel, et iga inimene, kes natukenegi, mitte natukene, aga kes on akustikaga tegelenud, saab täpselt aru, mis ma praegu kirjeldasin, rääkisin, ja kui see inimene saaks neile samadele mõõtetulemustele või algandmetele, toorandmetele ligi, siis nad suudaksid kõik sealt tegelikult korrektselt ka need välja arutada. Aga minu teada kellegi ligipääsu nendele algandmetele tegelikult ei ole. Et ongi, et see sama Sopi-Tootsi tuulepargi see on öeldud lõpuks, et antakse lõpuks välja lihtsalt 1 tunni keskmistatud andmed. Et jällegi tunnis on, kui te mõõdate nagu sekundi andmed, siis tunnis on 3600 sekundit, te saate 3600 signaali sinna ja siis, seal oli kirjas, et tuulikud pöörlesid 8 pööret minutis, mis tähendas 24 signaali minutis, ehk siis 24 mõõte tulemusel oli see signaal, see impulss sees, ülejäänutel ei olnud ja kui need lõpuks ära keskmistatakse tunni peale, siis on aru saada, et see keskmine tase jälle kukub alla poole. Et ta ei ole nagu see, mis see tegelikult see maksimum on. Ja see on jällegi nagu liiga suur andmete töötlus. Niimoodi ei tohi teha, kui tahetakse saada päriselt nagu adekvaatseid andmeid. Et lõpuks on võimalik kõik asjad ära keskmistada, et sama hästi võib öelda, et ma ei tea, inimesed ei ole CO2 emiteerinud, kui me võtame keskmise viimase 1000 aasta peale, et see lihtsalt piisavalt suure aja võtad keskmistamiseks, siis keskmistad kõik ära, kõik igasuguse signaali. Aga see on vale, nii ei tohiks teha. Ja seda öeldakse, et õigustatakse sellega, et sellised normid on ette nähtud, aga need normid on välja töötatud mingi 25 aastat tagasi, et tänapäeva võimekuse juures, masinate võimekuse juures see andmemaht ei ole enam absoluutselt üle jõu käiv. Aga see on nagu üks õigustus, miks seda tehakse. Kuidas akadeemia suhtub sellisesse teabesse? Miks füüsikud juba tagajalgadel ei ole? Miks ei ole põhimõtteliselt akustikaga tegelevad inimesed, kes on ilmselt saavad aru, mis siin toimub, ei protesteeri? Nüüd on see, et üks asi on see, kui sa mingit seadet käsitled. Teine asi on see, kui palju sa sellest nii-öelda aru saad, mis seal taga on. Et see käib praegu akustikute kohta, et valdav enamus inimestest oskab autoga sõita. Kui paljud inimesed saavad aru täpselt, kuidas sisepõlemismootor toimib. Et see on nüüd ei ole päris sama, et kui sa oskad seda masinat kasutada, on üks asi, kui sa oskad seda füüsilist efekti ja põhjust tagajärg seoses, et tagad välja kirjeldada, on teine asi. Ja tuleb aru saada sellest, et füüsika kui selline tegelikult, kogu maailm on füüsika. Et see, et keegi ütleb, et ta lihtsalt on füüsik, tegelikult ei maksa nagu selles mõttes mitte midagi, et see ei tähenda, et absoluutselt millestki aru saab antud teemas, sest kiletehnoloogia labor on ka füüsikalabor või plasmafüüsikalabor on ka füüsikalabor või
ma ei tea, teoreetilise füüsikalabor või astronoomia füüsikalabor või noh, mis iganes füüsikalabor. See tähendab, mina sellest kõigest aru saan. Enamusest ma ei tea mitte mõhkugi. Aga lihtsalt ongi see, et noh, mina hakkasin seda akustikat uurima selle tõttu, et ma sain selle info, viisin ennast metoodikaga kurssi, viisin ennast erinevate asjadega kurssi ja seetõttu ma saan sellest rääkida praegu. Paraku on osad füüsikud sõna võtnud, kes ei ole sellest seda asja uurinud ega sinna süvenenud ja noh, nemad teevadki seda, mida mina nimetan akadeemiliseks autoriteedi kuritarvitamiseks. Et peaksid tulema füüsikud, kes võtavad asja kätte, viivad ennast metoodikaga kurssi, saavad aru, mis toimub ja siis sõna võtma, nii nagu mina olen seda praeguseks teinud, aga noh, paraku seda ei tehta, lihtsalt tullaksegi rääkima mingi keskkooli tasemel umbes, et infraheli on ka akustiline lainetus ja kõik levib samamoodi, reaalsuses ei pea paika. Kõik akustikud võivad öelda, et infraheli lainetus levib paremini kui kõrglainetus, kõik mõõtmised näitavad seda, aga kui kõik lainetus oleks sama võrdväärne, no siis ta ei tohiks seal erinevust olla ju. Ja täpselt sama võin öelda näiteks seda, et elektromagnetlainetuse puhul sama, et see lainetus, mida te näete, ei küta teid üles, aga näiteks soojuslainetus on samamoodi elektromagnetlainetus ja noh, nagu ma ütlesin ennem, gammakiirgus on ka, et erinevatel spektri osadel on erinevad omadused. Aga rääkida lihtsalt keskkooli tasemel, et kõik on sama, noh see ei päde ja jällegi füüsik ei tohiks niimoodi rääkida, aga paraku on olnud selliseid inimesi, kes on seda asja õigustanud ja see on üdini väär. Mul on väga-väga hea meel, et sina oled võtnud selle asja esile ja väga nagu põhjalikult uurinud ja tõepoolest oled füüsikuna siin rääkimas seda juttu, mida sa räägid. Et sellel on tegelikult Eesti ühiskonnas, ütleksin, hindamatu väärtus, et inimesed tulevad välja ja tõesti võtavad sõna, need, kes tegelikult asjadest teavad. Et igal juhul müts maha minu poolt. Kui sa nagu oled neid arvutusi teinud, siis mis sinu hinnangul on selline kahjulik ala olla selle nii-öelda madalsagedusliku heli lättest? Mitu kilomeetrit, mitu meetrit, mitu 10 kilomeetrit? No siin on täpselt see, et kui suur see tuugen on, vastavalt sellele see ala suurus on, et mida suurem see tuugen on, seda suurem see ala on. Ja tuleb aru saada sellest, et see ala ei kasva lineaarselt, et tuuliku mõjuala kasvab ruutfunktsioonis nii-öelda põhimõtteliselt. Et kui te näiteks mõtlete sellele, et kui seal Paldiski pargis on praegu umbes 80 ja tipukõrgusega umbes 140 meetrit tuugenid ja nende võimsus on 1,6 megavatti ja meile praegu pannakse püsti 2 korda kõrgemad, aga nende võimsus on 7 megavatti, siis me näeme, et see megavattide summa ka ei kasva mitte lineaarselt 2 korda, vaid on 4 korda kasvanud. Et jällegi, see on kõik energia ja sellest tulenevalt ka see nii-öelda suurus ei kasva lineaarselt see mõju suurus, sest energia sfääriliselt langeb ruutfunktsioonis ja sellest peaks tulenevalt vahemaa dubleerimisel peaks detsibellides kukkumine olema 6 detsibelli ideaaltingimustes. Praktikas see nii ei ole, praktikas tekivad sellele omakorda efektid, kui need infrahelid läheb väga tugevaks, näiteks stratosfääri ja atmosfääri, selle troposfääri pinna pealt tagasi peegeldumine, seda on kindlaks tehtud, et tegelikult infraheli kukkumine on umbes 3 detsibelli dubleerimisel. Ehk siis küsimus ei ole mitte selles, kui kaugel inimene olema peaks, vaid küsimus peaks olema pigem selles, kui suuri me üldse võime püsti panna. Ja minu hinnangul tuugenid, mille algheli ületaks näiteks 80 detsibelli, lineaarselt mõõdetud 80 detsibelli, sellised peaks olema Eestis keelatud ja kõik. Ja siis nendest mingi, ma ei tea, 5-6 vahemaa dubleerimise kaugusel võiks olla juba mingi selline
50 detsibelli, 60 detsibelli, see võiks olla nagu minu hinnangul ohutu tugevus. Aga jällegi, ma ei ole bioloog, ma ei oska öelda, millist efekti täpselt see 60 detsibelli pika aja jooksul inimesele või organismile avaldab. Aga lihtsalt nagu kõik, mis on üle 80, nende efektid hakkavad juba jõudmagi sellistesse ekstreemsetesse, et veel kord tasub meelde tuletada, et detsibelli skaala ei ole ka lineaarne skaala, et 80 detsibelli ei ole 70 detsibellist mitte, ma ei tea, 11% tugevam, vaid on 10 korda tugevam. Ja samamoodi 90 detsibelli on 70 detsibellist juba 100 korda tugevam, mitte mingi 20% tugevam. Et jällegi tuleb aru saada, et skaalal tegemist ei ole lineaarse skaalaga. Siin saate lõpus, kuidas sina hindad, et mis sellest tuugeni projektist siin Eestis võib nüüd siis saada? Kas tõepoolest meil surutaksegi läbi selline projekt? Minu hinnangul on see, et tuugeni projekt on praegu kahtlaselt sarnane projekt Rail Balticule. Et ma nüüd ei teagi, kumb selles mõttes suurem lollus on, viisakalt öeldes, et kas me hakkame nüüd kiirraudteed ehitama Ikla piiripunktini Tallinnast või muudame terve Eesti elamuskõlbmatuks ja siis tulemus on see, et me hakkame pärast neid tuugeneid maha võtma, sest see on elamuskõlbmatu või me hakkame siis kiirraudteed üles võtma Ikla piiripunktist, et see ei ole kasulik, et selle üleval pidamine maksab aastas, ma ei tea, mitukümmend miljonit. Ühesõnaga, mis ma arvan, mis juhtub, on see, et igasugu lollusi võidakse ära teha. Mida kiirem see lollus peatatakse, palvetame selle poolt, et see lollus võimalikult kähku peatatakse, nagu oleks vähemalt mingigi mõistus pähe. Reaalsus on see, et on näha maailmas väga selgelt, et tuulikud või tuugenid ja päike ei ole tuleviku energia, maailm liigub sellest juba ära, meie veel mingist immelikust inertsist põrutame täie rauaga edasi ja ilmselgelt 10 aasta pärast see jama enam ei toimu, lihtsalt see, et kui palju me ennem ära solkida jõuame, et kui palju meil pärast on vaja ära puhastada. Et nagu see on see põhiküsimus minu hinnangul, et kõige mõistlikum oleks see, kui praegu kohalikud omavalitsused lihtsalt keelduvad neid asju edasi arendamast, need tuugeni toredad inimesed võivad nad selle peale kohtustesse anda, andku, kohturattad Eestis on suhteliselt aeglased, kui kõik need 26 või midagi valda lähevad kohtusse, käivad 3 aastat läbi ja siis võib üpris kindel olla, et selleks ajaks on toimunud Riigikogu järgmised valimised 2027 ja selleks ajaks on see idiootsus nagu lõppenud. Ehk siis minu hinnangul on see, et kõik oma inimestest vähegi hooldivad kohalikud omavalitsused lihtsalt peaksid selle asja praegu lõpetama, siis minema kohtusse ja lootma, et 2027 me saame normaalse Riigikogu. Kalju Tamme, suur tänu siia stuudiosse tulemast ja seda intervjuud andmast ja jõudu! Tarvis!